Mina usun, et Eestis on sadu naisi, kelle lemmiktegevuseks on see, et suvel leitakse kusagilt kuurist, garaaži, keldrinurgast mõni vana mööblitükk ja hakatakse seda restaureerima. Tavaliselt on seal vaja lihvida, värvida, peitsida ja tulemus on erakordne. Vanale asjale antakse uus elu. Mul on täna plaanis sama asi. Mul on üks pingike ja sellel värv koorub ning ma plaanin selle pingi teha uueks ja ilusaks. Ma avastasin, et siin all on tegelikult täiesti eemaldatavad kõik need lauad. Tundub, et need on tehtud vanadest terrassilaudadest ja kui ma saaksin need kõik ilusti siit kätte, siis oleks võimalik kõik eraldi ilusti ära lihvida. Muidu sinna vahedesse oleks ju väga raske pääseda. Need kruvid ja kõik ma säilitan pärastiseks, et oleks mida tagasi panna. Keerulist siin ei ole, ongi lihtsalt 3 sellist väga lihtsat lauda, vanad terrassilauad, millest on siis pink saanud, teeme nad uueks. Mina olen väga laisk inimene ja mina ei viitsi küll neid laudu hakata lihtsalt liivapaberiga nühkima. Selleks on mul Maxservist selline Makita lihvija akuga. Makita tööriistad on selles mõttes jube head, et nad on akuga. Mul on küll endal ka lihvija olemas, aga see on juhtmega ja see juhe võib teinekord ette jääda ja sellised juhtmega asjad on natuke ohtlikud muu meelest. Ja siia juurde käivad siis sellised nagu liivapaberid. Kettad, need võrguga kettad on head, kuna nende puhul ei pea vaatama, et need augud läheks täpselt augu kohale võtta. On ka sellised paberid, mille puhul tuleb täpselt vaadata, et auk oleks selle auguga nagu ühetasane, aga võrguga need on paremad ja need on ka siis erinevad numbrid. Alustad alati lihvimist ju kõige sellisest jämedamast paberist. Mul on siin 40, on 80 ja siis on mul veel üks pakike siin kaasa pandud. Siin on ka siis 120, mis on selline peenike ja sellega tuleb lõpus üle teha. Vaatan, et 4,36 ainult maksab, pole üldse kallis ka ja kui selline lihvija juba olemas on, siis lihtsalt neid pabereid osta ja lihvige kas või maja ära. See on õudselt mugav ka käes hoida, sellel on 3 astet, millist kiirust sa tahad valida ja näiteks kõige kiirem, natuke madalam kiirus ja veel madalam kiirus ja siis ise valid, mis sulle jõukohasem on. Tegelikult selliste vanade asjade taastamisega on üks asi, nagu autode puhul ka, et kui sa ei tea, millega see enne üle tehtud on, siis mingi keemia oma vahel ei pruugi üldse sobida. Võt nagu juuste värvimisega. Et kui sa tahad blondeerida oma juukseid ja tahad seda teha hoopis teise värviga, millega sa varasemalt teinud oled, või siis sa isegi ei tea, mida see juuksur sulle pani ja tahad kodus ise teha, siis sa võid saada endale näiteks rebase, punase või rohelised või sinised juuksed, sest see keemia lihtsalt reageerib kuidagi teistmoodi. Ja seepärast on ka selliste puiduasjadega, et tuleb enne kõik nullini maha võtta. Kunagi tegi mulle üks mu lähedane inimene mulle lõikelaua. See oli mul seal vanas Tellolandis ja kui ma sealt ära kolisin, siis võtsin ma selle kaasa ja viisin selle ühe sõbra suvilasse, sest seal käis just väliköögi ehitus ja ma mõtlesin, et see kuluks talle sinna hästi ära. Ja sel suvel ma avastasin selle tema suvilast kuskil kuuri taga mädanemas, täitsa iire sitta täis. Ja ma solvusin ja võtsin selle kaasa. Ja kui mul sealt Maxservist juba see hea lihvi on, siis ma teen sellega korda ära. Lõikelauda läheb inimesel alati vaja. Ma arvan, et ma saan siin pakkuda, kui linnaprouad tulevad, näiteks Pilleminev tuleb, ma saan panna siia juustukesed, suitsusingikesed ilusti ritta ja siis see näeb hea välja. Küll aga ütleb mu naiselik vaist, et seda töödelda ilmselgelt ei saa mingite keemiliste õlidega. Ma mõtlesin, et ma tõmban ta üle, immutan läbi tavalise toiduõliga. Aga selgub, et mul ei ole kodus toiduõli. Mis perenaine ma olen?
Oma pingikese lauad viimistlen ma ilmastiku kaitseks ära sellise õliga. Ma leidsin selle pudeli endal garaažis, see on jäänud siia eelmisest omanikust. Veidi siin on, ma arvan, et need 3 lauda ma saan ära teha. Selleks kasutan ma sellist lappi, millega ma selle siia peale määrin ja kindlasti panen ma kätte kummikindad. Lauad on lihvitud, õli on kuivanud, siis ainult akutrell ja klõps-klõps, lauad pingikese külged tagasi. Pingi jalad näevad täiesti kobedad välja, nendega ma ei tee mitte midagi, ma lihtsalt pesen need puhtaks.